Hello! Täna on juba reede ja minu arust nädal alles algas, et lihtsalt nagu niimoodi on läinud. Ja hakkasingi nagu tagantjärgi praegu mõtlema, et mida ma üldse teinud olen see nädal. Ja nagu raske on meenutada kuidagi, sest ma ei tea, et mis ma teinud olen. Midagi erilist. Ja lihtsalt need päevad lähevad nagu niimoodi. Kas teil on ka nii? Ma pole isegi väga mingeid videoklippe see nädal teinud, mida kokku panna. Aga ongi. Aga need päevad midagi erilist ja erilist pole teinud ka, et siin trenn ja töö ja prep ja ongi kõik. Okei, igal juhul. Esmaspäeval oli mul siis megaväsimus peal ja ma trenni läinud. Teisipäeval oli samamoodi hommikul nagu selline väsimus peal. Ja ma tean, et see ongi mul tavaliselt nii nädal enne päevi, kus mul see tekib. Aga teisipäev ma ikkagi mõtlesin, et ma pean trenni minema, sest muidu ma ei jõua seda 5 trenni ära teha. Ja läksin trenni ja pärast trenni oli mul nagu nii hea olla. Trenn oli ka väga hea ja progresseerusin põhimõtteliselt igas harjutuses. Ja õhtul läksin veel jalutama. Ja nagu mega hea tunne oli tegelikult. Kolmapäeval oli mul siis hommikul padel, mida ma täiega iga kord ootan, sest see on lihtsalt nii fun mäng. Ja mulle meeldib. Padel oli ja siis oli mul kolmapäeval õhtupoole siis treeneriga trenni üle pika aja Siimuga. Ja jumal. Kes mu Insta-storysid nägid, siis juba teavad, et milline piin see mul oli. Aga ei, mulle meeldib, et paneb nagu natukene rohkem pingutama jälle. Et mõnus tunne. Siiamaani mul reiede kaasa on nagu lihtsalt nii valus. Aga küll ta taastub. Ja siis ma kolmapäeviti annan ka ringtrenne. Et suvekuudel veel annan ka, et nii kaua kuni osalejaid on. Et tulge trenni Netspordihallis kolmapäeviti kell 6. Ka samuti jõusaalis masinate peal. Lisaks kombineerime erinevaid vabade raskustega harjutusi ja oma keha raskusega harjutusi. Teate, mul oli õlapäev ja mul on nii raske praegu seda telefoni käes hoida. Käsimisi päre, et jah, eile oli õlapäev, aga igal juhul kolmapäevase kohta veel. Mida veili? Ma olin õhtuks nii väsinud juba pärast ringtrenni. Põhimõtteliselt lankisin koju ja mõtlesin, et saan jalad seina peale põhimõtteliselt visata ja puhata lõpuks. Aga mul oli mingisugune 22 000 sammu juba tehtud. Aga siis ma ukse taga avastasin, et ma olen oma koduvõtme jätnud tagi taskusse, mille ma jätsin džimmi. Ja pidin järgi minema jala. Et jah. Nii. Neljapäeval oli jälle hommikul padelitrenn. Ehk siis eile. Et seekord oli 2 päeva järjest ja et kolmapäeval kuidagi ei läinud hästi see mäng. Siis neljapäeval tuli meil nagu päris hästi välja. Et harjutamine tuleb kasuks. Ja siis eile tegin ka trenni, oligi siis selg-kõlg. Ja täna siis plaanin teha jalapäeva või mul on nagu ülarrind. Ja siis homme plaanin teha siis maal trenni külakeskuses seal. Et täna lähengi õhtuse rongiga maale. Et võtan lapsed ka kaasa, nad tulevad ka minuga koos rongiga maale. Ja
naudin ühte mõnusat nädalavahetust seal. Et ma loodan, et ilm läheb ka ilusamaks, et äkki saab päikest ka võtta, aga kui ei, siis pole hullu. Et võib-olla lähen supplauaga sõitma järve peale, käin ujumas kindlasti, jalutamas metsas. Kuigi ema just saatis mingid kaamerast välja võetud need pildid, et karu möllab seal, et piusametsades. Appi mu käsi. Okei, hea. Et jah, kindlasti ma teen siis seal ka klippe ja vaatan, kuna ma selle video siis kokku saan monteerida. Ja ei teagi, rohkem ei olegi vist praegu midagi jagada. Kui siis võib-olla see, et kaal on ka kenasti see nädal kukkunud jälle ja eile oli mul üle pika aja uus number kaalul ees, et 65,9. Aga okei, täna oli juba jälle 300 grammi üleval, aga eks ta kõigubki päevadel ikkasti nüüd üles-alla. Eriti kui arvestada seda, et mul see kuu seis on praegu selline, siis ma olen üldse väga üllatunud, et mu kaal on langenud, mitte nagu tõusnud, nagu ta tavaliselt teeb sellel perioodil. Aga ilmselt ma olen lihtsalt nii aktiivne olnud ja kalorites tegi mul ka väikesed muudatused. Et nüüd on mul siis 6 päeva on natukene madalam kaloraaž ja ühel päeval siis on pisut kõrgem. Ja selle päeva siis teen kas päev enne rasket trennipäeva või siis sellel trennipäeval kõige raskemal. Et jah, vaatame, kuidas see toimib. Sõidame rongiga. Vaata, nii. Sõidame rongi. Sallu ja Kerli. Tšau. Ja mina. Ja siin siis oleme õues sajab piha. Tšau, siis tulime just rongi pealt, Purgandi rongi pealt. Nüüd lähme siia peatusesse sisse ja näeme pärast. Tšau! No hei! Olen siis jälle sellel metsarajal, kus ma alustasin enda veelooga ja tulin jalutuskäiku tegema hommikust ja plaanin siit siis ka otse järve minna ja ujuda. Et jah, maale tulime, plaanin chillida, nautida natukene seda rahulikku maal olemist. Täna teen veel viimase trenni enda seal või külakeskuses ja et vaatan seal jooksvalt lihtsalt, mida teha saab. Niikuinii mul tuleb järgmine nädal uus kava, et siis teen natukene see 1 päeva oma loomingut. Et jah, olemasolevate vahenditega. Esmaspäeval teen siis vormi check-in'i ja uued mõõdud ja esmaspäeval siis selgub, mis see kaal selle nädalavahetusega teinud on. Nii, ma jõudsin oma jalutuskäiguga siis järve äärde ja lähen ujuma. Siin on mega ilus ja päike paistab ja tundub, et vesi on ka päris okei soe. Et lähme siis ujuma. Siis järve äärde siuke mõnus plats. Korrastatakse siin, seal on paadisild, tulevad
väidetavalt mingid tulukesed asjad, et päris ilusaks tehakse. Et väga äge elu käib. Ja nice. Ja siinpool on siis, teisel pool järve on siis see Ilmavere keskus. Seal on ponid, nunnud ja seal vist on suitsusaun. Seal taga on tegelikult külakeskus, kus ma siis tavaliselt käin jõusaalis ja siis saab siit otse mäest alla tulla järve. Aga selline vaade siis Ilmavere keskusest on päris hea vaade järvele. Järv on mega ilus. Supplauaga on täiega mõnus sõita siin järve lõppu ja tagasi. Mingi siuke tunnike läheb rahulikult chillides. Nii, ujumas käidud ja kõnnin siis nüüd kodu poole, et käin poest läbi, ostan kodujuustu ja lähen teen enda hommikupudru alles ära. Et vesi oli täiega mõnus, 2 tiiru käisin ujumas ja nautisin natukene päikest ka. Et päike mõnusalt paitas, soe. Ilm on täiega hea, praegu vähemalt. Ja et see järve ümbrust korrastatakse, see on ka väga äge, et saab seal ilusaks, et suvel mõnus chillida seal. Ja kõht on töö küll juba, et lähen nüüd koju sööma. Nii, ja hommikuks on mul ikka soolane puder, peal praemuna, kodujuust, kurkitomatit, meremari ja mega suured maasikad. Mis mina korjasin? Väga magusad maasikad, ma sõin ühe. Juba maitsesid, jah? Jaa. Oli tead? Jah. Ja siin sulle tõi lilled ka. Ja lilli toodi mulle. Nunnud, roosad. Aitäh. Palun. Normo vaablane. Vaablane siin vist. Selle käest küll sutsu ei taha saada. Ta võiks siit välja minna juba. Aken on lahti ja mine. Ei ta lähe vist. Nii, mõtlesin, et näitan siis juba, mis ma täna söön. Et sõin siin 2 sellist õuna ära ja enne trenni vahepalaks siis kohupimakreem, mandlivõi, natuke krõbinaid ja oma aiamaasikad. Need on mega head magusad. Anna vaadake, mis siin toimub. No muidugi. Ja eile oli selle magusaga seoses. Eile oli päris hea, kuidas Laurel sõi siis jäätist, tuli minu kõrvale ja siis ütles mulle, et sina ei või seda süüa, sina ei tohi seda süüa. Ja siis pani selle jäätise mulle nina alla, et nuusuta. Hästi, nuusuta. No nii, sain teada, et saan natuke varem külakeskusesse minna trenni. Ja saan sammud sinna. Käisime siin poest Red Bulli. Tavaliselt seda ei joo, aga Monsterit seal suhkruvaba ei olnud. Ja midagi nagu tahtsin. Ja vaatan, et võib-olla näitan teile ka, mis seal saalis on ja mida ma teen, et kuna mul jalg on saanud sellel nädalal juba tegelikult 3 korda koormust, et Siimuga trenn oli ka tegelikult jalale suht rets ja siis ma mõtlesin, et ma täna teen sellise ülakehapäeva. Et siin on, ma arvan, seda nagu lihtsam teha ka, et vabad raskused on kõik olemas. Ja lähme vaatame siis, mis me teeme. Cheers! Alustasin juba trenniga, aga näitan, mis siin on. Seemasin ei tööta hästi. Rinnalt surumise pink.
vabasid raskuseid siin on. Pink, siin tegin kardiot. Siin on üks õlalt surumise masin ja saab ka siis rinnad surumist teha. Rattad, mingi jalapress, midagi annab siin teha. Siis on siin plokk, Pink, kõhtu selga saab seal teha. Nii, siin saab bitsepsit teha. Peegel on, saab fleksida, vaadata vormi üle ja mingi kang. Siin on, see on päris hea. Saab siis rinda teha, õla tagasa ja vabasid raskuseid on ka ja läheb kuni 25-ni välja. Võt selline saal, üli tänulik, et kodus on siin maal võimalus trenni teha. Nüüd saan siia ka pikemaks ajaks tulla, kui tahan, et oma trennid on kõik kenasti tehtud. Ja, super. Siin on vist hea valgus, aga sul tuleb pärisest välja. Eks ma natuke olen seda nüüd siin täis pumbanud ka. Hakka see ongi prepi ajal. Vaatad ennast tavapärasest rohkem peeglist, sellepärast et keha muutub kogu aeg. Jalg on küll vesine, aga üleüldse tegelikult on vesine tunne, aga õlg on päris okei. Grillmeister teeb mulle ekstra. Aitäh! Ise ka paarikasse, lällik. Oliver. Sauna! Siin ääres on tegelikult jõgi ka ja mõtlesin, et lähen jõkke ka. Väike snäkk. Ootale juures vahetad ära. Nii, viimane toidukord on koobimagreem, maasikate ja Lisandra kooris mulle pistaatsiapähkleid. Mina korjasin. Oota, paar paneme nulli. Vist on liiga vähe. Kas teen juurde? 12 grammi, 13 grammi. Kas tahad veel? Ma vaatan. Täna ei ole siin kedagi tööd tegemas
ja mõtlesin, et lähen täna siit ujuma. Tulin siis oma jooksukiirelt, mõtlesin, et täna lähen siis käin jooksen üle pika aja. Aga täitsa kena on siin ja nii nullid kasad ja paadid. Ei tea, kelle omad need on, aga kas neid saab siit äkki laenutada? Võib-olla, päris äge oleks. Nii. Ja siin on isegi koht olemas, kust ette minna. Nice. Käisin just poes, ostsin veidi toidukraami ja pühapäeviti on mul traditsiooniks osta endale lilli. Et muidu mulle meeldivad kevadlilled, aga neid enam ei ole väga. Eelmine nädal tõi ema omale puiengid. Aga täna käisin siis Maximas ning ostsin endale roosid. Ilusad värvi olid, soodukaga olid. Et mulle meeldib, kui on nagu värsked lilled ja pühapäev on nagu selline väike preemia mulle endale, et edukas nädal on olnud jälle, et üks nädal jälle läinud. Sellised roosid siis seekord. Eks näis kaua nad vastu peavad, aga ilusad on ikka. Nii, ja siis ma tahtsin teile näidata uusi tooteid, et Paulal on täitsa oma juuksehooldussari ja ta saatis mulle väikse kingituse. Ma olen neid juba proovinud ja need on väga mõnusad, jätavad juuksed mõnusalt pehmeks ja koostis on väga hea ja lõhnavad mega hästi, eriti see peanahaõli, et mul on vanilje oma ja siis on ka rosmariiniga. Rosmariiniga on see ka hästi mõnus, värske. Aga ma näitan siis, et nii ilusad pakendid on juba ja on siis balsamist ma tundsin täiega puudust, sest mul juba jupp aega tegelikult on otsas ja siis šampoon ja sellised peanahaõlid on ka, et siin on samasuguse disainiga silt, see on siis vist on rosmariiniga ja sellise disainiga ka. Ja siis on tal üks selline balsam, mis pidi väga hea olema, kui on mingid putukahammustused ja üldse selline hästi niisutav, võib huultele panna, võib küünarnukkidele näiteks panna, et kuivamad kohad, mis on. Ja peakski ära katsetama, sest üks putukas sõi mind nagu täiega siit käe pealt täna. Täitsa paistes on. Vot nii. Ja nende lehel kehtib ka minu sooduskood, mille ma jätan siia Google'i ekraanile, et kui seda kasutada, saate soodsama ostukorvi. Ja ongi kõik. Mina olen igal juhul väga rahul ja lasin eile siis emal patsid teha pärast sauna ja täna tegin lahti, et sellised mõnusad lokid, mulle nii meeldivad need lokid, aga väga tihti neid ei saa, sest mul pole kedagi, kes mulle patsi teeks ja ma ise ei oska. Aga jah, minu arust mulle hästi sobivad need ja ma naudin nüüd neid lokke.